Täna on täiesti teistsugune päev. Täna toon mina oma abikaasale kohvi. Palun. Okay. Lapsed on meil juba kooli saadetud. Läksid bussi peale Mäekülast. Mari läks ka täna kooli. Teeb oma sõbrannadele üllatuse. Sest tegelikult alguses pidi ta olema 2 nädalat kodus. Ta ei suuda olla 2 nädalat enam siin. Ainult meiega suhelda. Ja läks kooli. Aitäh. Mina isegi ei tea veel täpselt, mis ma tegema hakkan. Üks asi on kindlasti see lastetuba. Et kui kõik teised toad on korras, siis see lastetuba on jäänud. Et äkki ma hakkan seda sorteerima. Siis ma pean ära korjama need õueküünlad. Ära põlenud õueküünlad. Ja vaatame veel, mis... Aga seda ma ei saa ennem ära korjata, kui lumi on ära sulanud. Meil on päris paks lumi maas. Nii et vaatame siis, jah. Veel kord, vaatame. Kell on juba 9:30, aga ei ole siin veel keegi ärganud. Kuule, Säde. Süüa ei taha või? Mis te arvate? Issa, mul ei ole vist neile võetud seda toitu välja. See sai otsa. Lähme vaatame, mis me leiame teile. Mõnusad, olete nii mõnusad. Vist ei saagi täna voodist välja. Juba lisandus sõbrakesi. Sul on vaja, et sa sobiksid siia voodisse. Sul on vaja vähemalt lillat hommikumäntlit. Meie lähme nüüd tegema kanalatoimetusi. Aga kõigepealt tuleb teile riided panna, sest õues on natuke lund, natuke märg, natuke rõbe. Ja lihtsalt, et ma näeks, kus te olete ka, sest muidu te olete valge peal ja ma ei näe midagi. Nii. Sina saad selle hopsti ja kuskile kaugele ei lähe jälle mingisugust sita hunnikut otsima, et saaks jälle kõhuvalu ja ma saan alati aru, et sa oled midagi jura söönud, sest hakkab üks igavene aisu pommitamine pihta. Nii õue, Säde. Lenda nüüd. Õue. Kes läheb? Ta ootab, et pereline ka tuleb. No mine. Säde. Ütle veel korra seda. Säde. No nii, õue. Noh, Õue. Oi kui märg ja oi kui rõske. See ei ole nagu väga ilus, aga noh, samal ajal selline, ma ei tea, lumine ikka. Need tšau kukekesed ja kanakesed. Oi, kuked said natuke sooja. Oh, te toitupotud, et te õues tahate magada. Nii. Ja Elisabeth, sina pead tulema nüüd õue. Sa ei ole vist, eile ma ei käinud siin ja mul on siuke tunne, et sa pole üldse süüa saanud. No kohe need kuked kallal. No nii, joo nüüd. Elisabeth, joo vett. Oi, kui hea. Ja mine sina ära. Sa oled nii märg. Miks te magate puu otsas? Täiesti rumalad. Mine ära, Bruno, praegu Elisabethi juurest. Elisabeth peab jooma. Mine ära. Ja, saan. Kõik hästi. Elisabeth joob. Noh, kui su uhkest. Sa näed välja nagu mingi, ma ei tea, ausalt öeldes mingi mitu päeva pidu pand. Veits rääbakas. No, sina oled enam-vähem. Ühesõnaga, need kuked elavad meil lihtsalt puu otsas. Villu, räägi, kas sa enam ei mune? Miks sa ei mune enam? Kas sul on stress? Tahad seal nurgas niimoodi olla? Miks sa ei mune enam? Säde, tule nüüd. Ei ole sina kana, ei söö sina ussikesi. Lähme. Tule. Tule, ei tee asja. Ei tee asja. Lähme. Lõpp. Õues on ikka väga märg. Nii et kui riided kuivama.
ja vaatame, mis nüüd jänkuosakonnas toimub. Jänkudel tuleb täna puur korralikult ära puhastada. No, tahate välja ja muidugi tahate. Kohe lasen. Nii, palun. Hello. Tulge välja, teeme teie puuri puhtaks. Sa tulid mulle appi või? Poissu, kust tulid? Kuule, sa kukud alla. Mis sina teed siin? Tohutud abilised. Hakkasin hommikusööki tegema omale ja mõtlesin, et praemuna, aga leidsin hoopis hapukapsast. Milline imeline hommikusöök. Ma ei tea, mis ma siia juurde veel panen. Täiesti normaalne hommikusöök. Hapukapsas ja munavõideleivad. Mulle väga meeldib vahepeal seda külmkappi tühjaks süüa. Margo muudkui vaaritab, lihtsalt toitu on nii palju üle. Kell on märkamatult juba 3 saanud. Ja ma tulin õue, ma lähen oi, täitsa vihma sajab. Ma tulin õue, et lähen korjan ära need õueküünlad. Ja tegelikult ma lähen vaatan korraks üle meie kanala, sest täna lahkusid meie hulgast 2 valget kukke, kuna nad ikkagi tegid kanadele liiga, just siis meie enda väikestele Elisabethile ja Villule. Ja Margo lihtsalt säästis mind sellest ja ütles ühel hetkel, et ta viis nad ära. Muidugi mul on kahju, aga samal ajal nagu kuidagi on selline tunne, et sa peadki nagu vahepeal ikkagi tegema südame kõvaks, kui sa näed, et kellegile liiga tehakse, et jah. Nüüd on siis meil selline kanakari, et Brunol on 3 jaapanlast, 3 bändiliiget, 2 villulaatset ja Elisabeth. Nii et vot, nüüd peaks nagu tekkima mingi rahu ja stabiilsus. Aga lähme vaatame korra. No Bruno, oled nüüd oma pruutidega. Nüüd oled ainult sina kukk. Hoia siis neid palun. Ära karda mind, ära karda. Ära karda. Jaa, tubli oled. Mine vaata nad üle. Teadsin tükk aega, et see otsus tuleb ära teha ühel päeval. Et jah, eks see on selline loomapidaja elu. Aga kanadest rääkides, siis on täna meil munamees käinud ja toonud meile mitu kasti, siis 1, 2, 3, 10 karpi mune. Mõtle, kui eile oleks siuke ilm olnud. Kes see oleks tahtnud kõndida? Appi kui õudne. Aga nii tore, et meie saime ilusa ilma. Aga nüüd need ürituse korraldaja rõõmud. Ise korraldad, ise koristad. Aga noh, ma arvan, et see kõik oli seda väärt. Nii et järgmine aasta uuesti. Okei, ma teen nii. Taktika tuleb valida. Kõigepealt kõnnin ühel pool teed ja siis kõnnin teisel pool teed. Muidu mul jääb äkki midagi 2 silma vahele. Ega see on tavaline, et ma veel kevadel neid leian vahel. Aga noh, vahet pole, mis ilm, hea on õues käia vahepeal. Külavaated on nagu mingist kohutavast Eesti filmis, kus nagu on äng ja kõik on tunda. Taamal lausa udu, halba ennet toov udu. Okei, mul on ikka ülihea meel, et see eile sai tehtud. Näete, mul on juba nii palju korjatud. Aga korjata veel on. Üks hea asi on veel selle küünalde korjamisel, et igal aastal saab see teeääri kas sodist ka puhtaks, et kui leiad platu, siis noh, ilmselt keegi ei igatse seda. Et siis saab need asjad ka nii muus eas koristatud. Nii palju ma siis seda kokku sain. Lihtsalt lätuvad
Rätu läheb ilmselt olmesse, jah. Ja küünlad pakendisse. Nii. Tegelikult ma päris silla juurest ei jõudnudki korjata, lihtsalt läks nii pimedaks, et ma enam ei näinud need seal pruunide värvide vahel. Ja päris palju jäi selliseid pooleldi põlenud või kohe ära kustunud. Et vaatan, äkki need saab veel taas kasutada, sest ei ole ju ära mõtet visata. Kell ongi saanud märkamatult 4 ja ma olen rõõmsalt terve päeva edasi lükanud tegevust, mis lausa karjub minu järgi. Tule korista mind ära! Tule korista mind! Kiisu, tšau! Sina tudusid sinna. Sina olid siin. Oi, sul on kindlasti aeg 8. lõunaks. Aga ühesõnaga see tuba karjub. Korista mind ära, sorteeri mind ära, viska mind ära. Pooled asjad. See on see, kuhu said kõik asjad kokku. Kui ma tegin teistes tubades. Ja see tegelikult ootab seda, põhimõtteliselt see kapp läheb tühjaks, sest et seal on kõik laste väiksed riided. Et see nõuab sükest mõnusat tegevist. Aga ma ei viitsi seda täna teha. Hoopis tuli meelde veel üks väga tähtis asendustegevus. Ma nimelt hakkan vaatama, mida teha ikkagi aastavahetusel ja enda sünnipäeval Varssavis, sest ometigi ma oma sünnipäeva ju seal pean või õigemini seal ma vanemaks saan. Oleme sel ajal Varssavis ja kõik need mõtted, mis mul esialgu olid, mida seal teha, need ei lähe käiku. Nii et ma nüüd vaatan, äkki ChatGPT aitab mind, mida teha Varssavis. Või kui kellelgi on väga head mõtet, mida teha 1. jaanuaril Varssavis, siis ma olen suur kõrv. Tere, linnupoja, vabandust, telefon kohe näkku. Kuidas sul läks? Kui väsinud sa oled? Ha? Lihtsalt väsin. Suur ärevus oli või? Sa pole harjunud, et sul on meik peal. No tere, kallis. Kuidas läks tänane päev? Suht miid. Miid või? Jaa. Okei. No nii, nüüd tuleb vähemalt Kui sa šampanjat. pealinnas, siis sa tood ju Kasti šampanjat. abikaasale kasti šampanjat vähemalt. Vähemalt. Nii, aga tegelikult Aga tegelikult on kartuleid. puhas toit. Väga ilusad. Okay. Ma saan aru, et soodustooteid ostan. Loogiline. Mis see on? Pastinak. No selge. Nii, Mis aga see nüüd- täna menüüs on? Me tegelikult teeme kalasuppi ja kala. Kalasuppi ja kala. Okei, no fantastiline. Aga siis, ja kell on juba 6, mis kell me süüa saame? Me saame süüa kell 7. Okei, no aga siis põll ette ja vutt. Hakkame tegema. 26, siis saame süüa kell 7. Mammu on ehe näide, kuidas kool võtab lapsest väga palju jõudu. Aga oli tore sõpru näha. Kõik olid väga happy'd. Nii tore. Ja mis sul siis lähiaja plaanid on? Koolis käia. Ja ma homme tahaks minna linna. Mis see tähendab täpsemalt? No kohvikusse ja staffi. Kohvikusse ja staffi. Okei, aga kuidas, oota, me peame ostma teile ju, me ei ole üldse sellega tegelenud. Bussipileti ja edasi-tagasi siis, jah? On ju, ega meil muud teha ei ole. Sest mul on homme veinikoolitus ja mingid asjad. Aisil. Issi läheb Saksa. No homme teisipäev, jah. Jaa, nii et võt, okei, ma ostan teile piletid ära. Meil on väga hea bussiühendus Tallinnasse siit Mäeküla bussijaamast Lux Expressiga saavad lapsed kooli. Aga seal on üks miinus, et piletid võivad olla otsas, nii et alati tuleb ette mõelda, mis kella see bussiga tulla ja minna, nii et selles mõttes on natuke keerulisem, aga noh, sellegi poolest okei. Mikk. Tuleb otsid. Oi, neile meeldib till. Nii, oota, aga kus teine on? Possu, Ta on nii nunnu. Possu, tule sina ka siia. Anna mulle Possu jaoks üks tükk. See on nii hea. Võtsin Possu üles.
Joo. Mis sä teet siin? Mä oon kyllä säteet. Palun. Oi, armsasti läheb ja... nagu kuskil aparaati läheb sisse see. Nunnus see aparaati. Maitseb sulle, jah? Jaa, neil on, jah, see on kõige paremad on ürdid. Ürdid, jah. See on veel possule veel. Okei. Oota, ma pean andma jumala eest säde, kallis. Palun, kas sul on seda tilli väga vaja? Ma tillida ei taha. Enne kui gurmeekokk saab alustada tõelise loominguga, siis lastel on kõhud tühjad ja Lapsed saavad verikäkki. Verikäkk, see on absoluutselt nagu Mari lemmiktoit. Viimasel ajal on ainukene soovipala ongi verikäkk, verikäkk. Ma olen nii vasinud. No muidugi, ise sa ronisid sinna kooli, sa oleks võinud terve nädala veel vedeleda. Aga no tubli tüdruk, mis me saame öelda. Sulle va? Mina ei ole Muraka muusikas. Mul väikse kausi sees oli siin, üleval. Ei ole. Aga külmkapp on ka siuke koht, kuhu me ei saa praegu telefoniga lähemale tulla, sest et see on samamoodi nagu see lastetuba, mis ootab oma järjekorda. Kausi võtad, ma siis aru saa. Kus sul on rohkem kastet? Ma võin sulle kohe öelda siit rohkem kastet. Ja mis see läheb nüüd Pohlamoos peale? Ja. Nii, kas me nüüd saame palun alustada Tööga. sellega, milleks me siia tulnud oleme? Ja see on meil nüüd forell, jah? See on meil siit, jah. Ja esimene etapp on fileerimine. See tuleb alati videot tehes hästi välja. Tööd hakkate tegema. Suurepärane, sa said ära õpitud, jah? Jaa. Okei, Sa aitäh tahad verikäkki? Nii, nüüd on, kõigepealt on vaja nuga, mis võiks olla natukene teravam, eks ju. Noh, võib seda, alati võib ka seda kokonooga teha, aga kontendi jaoks oleks hea, kui lõikaks nüüd nagu näppu. Näpu otsast ära. Nii, no nüüd ma tahan teist seda lõiklauda. Noh, ei ole kõige ilusam roosa, aga on, ei ole kõige ilusam punane, aga on roosa. On ju täitsa siuke õrn. Jah, õrn roosa. Jah, veits aneemiline lihtsalt. Jah, seda on lihtsalt ujunud vastu voolu. Ja teised kõik kasvasid, sest tema ujus vastu voolu. Nii. Muidugi, nagu rohkem seda teed, siis on hea, kui sul on ka kinnas käes, aga see ühe kala pärast ei hakka seda kinnast otsima. Nii. Tada! 2 fileed. Tada! Nii, ja see läheb meil kohe potti. Ma pärast lõikan need uimed ka siia sisse. Aga külm vesi ja... Kalasupp ja külm vesi. Siia paneme veel nänni peale. Nii. Selle kala siis teeme supi sisse. Lõikame ikkagi ilusaks. Et noh, niimoodi sealt ilusaks teedki supi sisse ja see sama nahk läheb ka veel sinna. Puljangisse. Ja selle ilusama siis sellest ei mahjukala. Sellest tehakse proua lõhtusöök. Mind huvitab põnevusega, tahan teada, mis ma kõrvale saan sinna. Kala ja musi. Kala ja musi täpselt. Kas mulle meeldib selle toorjuustuga? Vaata, kui ema teeb. Õhuke filee võib-olla ongi natukene parem, anname talle natukene. Ma lähen otsin, kas on. Vaata, kas on. Leitud.
ja lisaks sellele leidsin terve külmkapitäie laagerduvad kilu, aga tõin meie kiluvarud, et te ikka usuksite, et me päriselt laagerdame neid. Et siin on erinevad ja kõige parem häkk on see, kui ostad juba nii-öelda seda kilu, mis on kohe kuupäev on tulemas, siis saad -50%. Mulle meeldib see sinu koka släng ja viskab selga ja mis asjad seal on kõik. Viskab toorjuustu selga. Seda aga. No ära nüüd uimerda, pane nii. No sedasi oskan mina ka. Tahan näha sellist nagu Graatsilist liigutust niimoodi, et kõik ongi võilus. Nii kaua, kui Margo nüüd maailma kõige aeglasemalt seda toorjuustu sinna laotab, siis ma tahtsin rääkida sellest, et juba läks meelest ära, oota. Ma tahtsin sellest rääkida, et täna on täpselt see päev, kus nagu mitte midagi ei viitsi teha. Ma tean, see on mul alati, kui mul on mingi selline üritus. Valgusrännak oli väga nunnu üritus, me tegime seda koos Kadiga, seal ei olnud mingisugust suurt pinget ega midagi. Aga ikkagi, kui sa ise midagi korraldad, siis sul on mingisugune pinge sellega seoses, et no ma ei tea, hakkame kas või sellest, et kas ilma on, kas inimesi tuleb, kas ongi seesama tuul, et kas sul jäävad need tuled põlema. Kuna ma pidin ka käima hommikul Tallinnas ja olema nii-öelda täiesti teisel lainel, siis kas Margo sai kõikidest ülesannetest aru? No kõik sellised väiksed pisiasjad. Ja siis, kui kõik nagu lõpuks läheb väga hästi, siis järgmine päev on alati selline tunne, et nagu raske ennast nagu uuesti jälle sellisele nagu asjalikule lainele viia. Saame ülevalt järgmised toad anda, et see ei pea seda lastetuba koristama. Ja, see ei ole midagi mõne nädal edasi lükata. Meil kolisid, vähemalt Mari kolis, ma ei tea, kus Paul üldse maganud on praegu, kolis sinna ülesse külaliste tuppa. Ta saab seal olla kuni, ma ei mäletagi enam. No ikka saab. No nii, no ütleme nii, et kui ta ahjust tuleb, siis ta on imeilus. Mis sa kallist teed nalja või? Ei, muidugi. Väga ilus. See on nüüd see släng, mis Tuuli ütles, et nüüd me viskame selle sisse. Keegi helistab mulle. Nii. Läks. Ja kaua läheb? See läheb 210-ga ja seda laseme üks, ma ei tea, äkki 15 minutit. Okay. See on nii õhuke tükk. Miks? Kuidas ei saa? See on mingi tükikene. No nii. Selline. Midagi karjub sul seal. Sööma! See on mu õhtusöögiportsja. Aga need paadikesed on meil tegelikult Rabarestos kasutusel. Tuli selline tunne korraks, et tahaks suve. Ja siis mõtlesin, et aga sööme täna paadikesest. Kui hea. On jah. No see ei ole suve maitse, sellepärast, et suvel meil ei ole toorjuustuga. See on see hea maitse. Lihtsalt on hea. Aga see natukene annab. Mul on ja pangin just asju videos. Maksed lapsed teevad tundma pidevalt häbi oma vanemate pärast. Ja, Paul sõi terve kala ära. Ei meile jätnudki. Super. Saimegi otsa. Head õhtut teile.